Aloha imelised seiklejad, teisel pool ekraani, minu nimi Kristel Raalaksmi-Titten ja jällegi eetris imelisest San Diegost ja õnnitlen teid kõiki. Käes on 31. päev siis holistilise külluse katsumusega ja täna on meil kavas nii mõndagi. Olen külluse antropoloog ja usun, et meis kõigis on peidus varjatud aarete siis laegas, mida avades aktiveerime oma holistilise külluse ja läbi selle siis on võimalus meil aktiveerida oma siis sisemised muinasjutud ja manifesteerida nad siia reaalsusesse oma unistusteks siis iseenda tingimustel. Ja täna, nagu ma lubasin, on mul imeline üllatus teile kõigile ja ma kutsun siis külaliseks ja üllatuskülaliseks oma armsa abikaasa ja kaksikvaimu Michael Titteni. Michael! Michael! Yes, he's coming. I thought it was still the end. Okay, I changed. Okay. Aloha. Aloha. So now I have to also translate. Okay. So welcome. This is Michael. See on Michael. Minu imeline abikaasa, partner, äripartner, sõber. So you are like my everything. And you mine. Yeah, thank you. So one of the reasons I wanted them to be here is that they would see that, you know, you actually exist. I do. Yeah. Yeah. Et miks ma täna Michaelit tahtsin kutsuda siia on just seepärast, et te saaksite ka siis selle kogemuse, et on täiesti päriselt ka olemas. Ja kui sul on Michaelile kas aloha öelda või küsimusi, kindlasti pane kohe siia siis kõrvale, ka ma näen juba palju inimesi on eetris. Ja Michaelilt, miks ma just tahtsin ka Michaelit tuua, on just see, et te näete, et on olemas üks mees, kes usub ka sisemise pere olemasolusse ja ei mõtle, et need on mingi tegelased või välja mõeldud mingid sõbrad. Täiesti toimetab nendega ja on ärimees, tegeleb kinnisvaraga ja see on täiesti normaalne asi tema jaoks, et on olemas selliseid mehi ja tõeline Michael on ka veel kõige peale tõeline kuningas. You are a real king too. Thank you. Yeah. So I told them that you are not only really amazing real estate investor and working with that, but also you believe in the inner family. Aloha. Yes, I believe in the inner family immensely. Yeah. So could you share with us today this beautiful experience we had 2 years ago in Estonia, where you had one personal experience and one with the audience about that. So I'll try to summarize with the translation quick. Okay. The personal one was with a participant that was at our event. Mm-hmm. You want to do it in bits and pieces? Actually, you can tell it because I know the story, so I'll just do the shortcut. Okay. Mm-hmm. A gentleman came up to us after the event, and he was not only super grateful for the class that we had, but he believed there was so much value that he could take it home to his family. And when he said he was going to share with his 5 children the things that we had taught, it made a very big impact on us. Thank you. Yeah, me olime siis Tantrafestil, meil oli imeline sisemise pere workshop ja siis seal publikumi hulgas oli üks mees, kes ütles, et ta oli hästi tänulik selle workshopi ees. I even think he had some tears in the eyes. A lot of people did. Ja tal olid pisarad silmades ja ta oli nii puudutatud ja hingeni nii-öelda siis avatud ja kohal. Ja ta ütles, et ta on nii tänulik, et see on nii suur väärtus, et ta võtab selle tagasi koju oma lastele ja tuli välja, et tal on 5 last. Nii et nüüd kujutage ette, kui need 5 last saavad ühendust oma sisemise perega juba lapsena, mis nii-öelda siis muutus sealt edaspidi tuleb. That was a powerful one. That was very powerful. The other most powerful one was my own personal experience. Teine oli siis tema isiklik kogemus.
Normally, as partner co-creator with Crystal, one of my jobs is holding space. Et enamasti Michaeliga, kui me neid sündmuseid teeme, siis sageli Michael hoiab ruumi. And at the beginning of this particular event, Crystal was doing an opening meditation and took everybody on a journey. Ja selle siis koolituse alguses ma tegin meditatsiooni, juhendasin siis inimesi väiksele rännakule. And normally I'm always present, but in this particular case, I took the journey as well. Ja sellel juhul siis ta läks nagu kaasa rännakule, et oli nii-öelda osalemas. And the journey was to go meet your inner family. Ja me läksime siis kohtuma oma sisemise perekonnaga. Or in some cases, try to find your inner family. Või mõningatel juhtudel leida neid, sest neid ei ole kuskil, pole ühendust võetud. And to my surprise, as soon as I got to where my family was, et ta oli üllatunud, et kui ta jõudis sinna, kus ta pere oli. I found them in this beautiful place with green pasture meadows. See oli nagu selline roheline aas. Sunshine, blue skies, trees. Päike, puud, sinine taevas. A picnic blanket down with food and drink. Ja pikniku siis tekk toidu ja jookidega. And the family was just, kind of running around in circles and just so happy and so full of joy. Ja pere lihtsalt jooksid ringi seal ringiratast, olid nii õnnelikud, täis rõõmu. And I realized at that moment siis ma sain aru, that I was truly doing what I was meant to be here to do. Ja siis ma sain aru, et ma teen seda, milleks ma olen siia tulnud. It was very powerful. See oli väga võimas. Ja you were completely touched. You had tears in your eyes. You were like it's so beautiful to see when a man gets into that vulnerable space. Yeah. And Michael oli hästi puudutatud, tõesti pisarateni liigutatud, et see on imeline näha, kui mees läheb sellisesse haavatavasse ruumi. So now we have got to know each other's inner families, and also sometimes they have different opinions. Absolutely. And that's fine. Because we are different people. We're different people, and everybody's inner family has different personalities, just like we do. Yeah. Et meil on erinevad sisemised pered ja neil võivad olla ka eriarvamused, mis on täitsa okei. Yeah, it is. Me oleme erinevad inimesed. It's okay. Yeah. So sometimes also people start to force the other person do or be or expect something similar. So it's good to get to know your inner family members, so you know also about their character. Et on hea siis õppida tundma nende siis karakterit, igat ühte siis ka eraldi, et mis on nende eelistused ja kuidas nad toimivad ja nii edasi. So now you have seen me with those 31 days behind the scenes. Most people don't see that, Crystal. So what would you say? How was it for you to see that Holistic Abundance Challenge and hear about it? What's going on? Et kuidas siis Michaelil oli, et ta nägi mind nagu siis ekraani taga selle katsumuse ajal? Yeah, for me it brings me great joy. Et talle toob see rõõmu. To see the impact that you've had, the positive impact. Et on tore näha seda positiivset siis tagasisidet ja mõju. On all the people that have participated in it. Ja kõik, kes on osalenud selles. And to watch you blossom and glow and grow through the process as well. Ja näha, kuidas ma siis kasvan ja sädelen või säran ja nii-öelda siis selles ka osaline olen selles protsessis, on imeline. Yeah, it's been very, very beautiful experience. Ja et on väga ilus kogemus. So now these people, there are many people who said, I really would like to be part of this inner family program or something, but I don't have the money or I don't have the time. What would you say to them? Well, I personally think that if anything is important enough that you find a way. Ja paljud on andnud tagasiside, et väga tahaks osaleda sisemise pere koolitusel või ka teistele asjadele, ka raha ei ole, aega ei ole ja mis iganes vabandused, et mis Michael ütleb, et kui see on ikkagi oluline, piisavalt oluline, siis sa leiad need vahendid ja võimalused. Yeah, and if it truly is important enough, let's say, for example, time is, an issue.
Näiteks aeg on probleem. If time is an issue, Crystal has tools to help you with time management so that time can be on your side. Et kui on ajaga probleeme, siis Kristalil on aja nii-öelda haldamise täitsa kursus on olemas, et saad need tööriistad kätte. The same with money. If money is an issue, Crystal has tools that can help you with all these different levels of abundance. Ja sama rahaga, et Kristalil on erinevad siis tööriistad, erinevad siis tooted, teenused, mis aitavad siis sellega kaasa. But the first thing is you have to decide if it's truly something that is so passionate that you want to pursue it. And if it is, anything is possible. Et just saada siis ühendust, et see on tõesti see, mida sina kirglikult praegu tahad ja kui on, siis kõik on võimalik. We often say if there's a will, there's a way. Et kui on tahe, siis on alati ka võimalused tulevad. Yeah. Don't let the buts or the excuses or the challenges mess up something that's truly important to you. Ja et ära lase siis nendel nii-öelda siis agadel või vabandustel siis ära lammutada midagi, mis on sulle väga oluline. And if it's not the thing that you want to do, that's okay too. Take what you've learned. Ja kui ei ole praegu see aeg, siis võta see, mis on aktuaalne. Yeah, but if it truly is something you want to do, there's a way to do it. Ja kui see tõesti on midagi, mida sa tahad teha, siis on olemas võimalus, kuidas teha. So also if someone feels like, okay, I would join Inner Family in September, then they can already now make choices, maybe even, put aside extra money. Yep. Budgeting is very big in anything that we want to do, whether it's a class, whether it's college, whether it's a car, whether it's a home, whether it's whatever. You can actually go out and figure out what's needed and then work back and start to plan. If it's 100 euros and there's 4 months, you just put aside 25 euros a month. I mean, it's doable. Yeah. I mean, that's part of the tools that you have to offer. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt ongi eelarve, et see ei ole ainult siis praegusel juhul, vaid igasuguste teemadega saad eelarvet kasutada, et hakkad kas või 25 eurot kõrvale panema ja saadki selle asja kokku. Yeah. Okay. So thank you very much for being my gift today. My pleasure. Thank you. And surprise. So Thank you for having me. Next time with the ribbon and box. Yeah. And best wishes to all of you. And let us know what we can do to help. Yeah. Et parimad soovid kõigile Michaeli poolt ka ja andke siis teada, mida saame teha. Mahalo. Aitäh. Nii, Michael läheb siis nüüd ära ja mina lõpetan ilusti siis lõpuni ära. Ups. Nii, loodan, et Michaeli kohalolu oli imeline ja vaatan, kes meil siin täna kohal on ja kas ma saan kirida täna. Näen, Kaupa on siin, Helina, Kaili Ojaperv, Sirle ja Kaili on siis kuuldel Tartust, Vilja Tönning, Merike, Aloha Rootsist, mõlemile Aurora Casini, Liivi Kolli, väga tore. Nii, ja nüüd tänaseks lõpetuseks siis veel mõningad asjad, mis ma tahtsin läbi käia. Üks asi on siis, ma käisin läbi nii-öelda siis väikese statistika ja siin on siis Facebooki statistika natukene siis näha. Graafik läheb üsna niisuguses tavajoones siin, see teised jooned on eelmise aasta jooned. Ja kokku tuli siis 22 692 minutit vaadatud, mis on siis 378 tundi siis inimesed, kes siis vaatasid ja toimetasid sellega siis Facebook live'ide ajal. 1,6 tuhat siis üheminutilist vaadet, 8,3 tuhat siis 3-sekundilist videovaadet, 967 siis nii-öelda aktiivset liikumist, kommenteerimist ja nii edasi. Nii et miks on oluline nii-öelda siis vaadata statistikat on just see, et numbrid annavad meile tagasisidet, kas ja kus ja mis toimis, mis ei toiminud, mis olid huvitavad teemad, mis olid mitte nii huvitavad teemad ja nii edasi. Ja seda tasub alati nii-öelda võtta siis selliseks heaks reflektsiooniks, et kus sa oma asjadega asud ja mida sa teed nii-öelda siis sellest lähtuvalt. Ja nüüd, kui ma vaatasin
teemade koha pealt, siis Facebooki teemade koha pealt number 1 oli tegelikult 4 elemendi seosed siis holistilise küllusega, mis on tegelikult väga üllatav minu jaoks, et seda oli kõige rohkem vaadatud. Järgnevalt tuli siis küsimuste-vastuste seanss, mis oli viimane kord. Seda on hästi palju ka inimesed jagasid. Siis tuli aura transformatsioon ja siis olid need halvade suhete ja holistilise külluse sisemise pere mõju. Ja siis olid julguse seosed, et siuke huvitav siis nii-öelda siis edu nimekiri, populaarsuse nimekiri ja YouTube'is oli siis vaatamistunde 337 tundi, mis on ka nüüd päris nii-öelda siis ilmekas, et Facebookis tuli rohkem, seal olid inimesed rohkem laivis kohe kohal. Nüüd siis siin oli 3 mina meditatsioon oli kõige rohkem, aga see nüüd võib ka olla numbritega segatud, kuna see on mul mitme teise programmiga ühendatud ja seal need numbrid olid juba ees. Siis oli väga populaarne intuitsioon, sisemise naise ja holistilise külluse seos. Eduka elu 4-rattav edu oli teine siis üks põnevamaid, siis seksuaalsus holistilise külluse teema ja kaksikvaimu siis teema oli ka väga populaarne. Ja nüüd inimesed andsid mulle ka siis isiklikku tagasisidet, ma jõuan selle võib-olla mõned ka sealt ära märkida paremini, aga mul on mõned punktid ka teile jagada täna, et mida mina siis kogu sellest katsumusest ka õppisin ja mida siis teie veel saate kõrva taha panna. Nüüd esimene asi, kui sisemine naine või sisemine mees tuleb siis nii-öelda mingi hullu ideega, nagu minult tuli 1. jaanuaril, et Kristal, teeme holistilise külluse katsumuse. Okei, läksin pardale. Polnud aimu ka, mismoodi need teemad, asjad, kuidas see nii-öelda siis kulgeb. Päeva kaupa siis toimetasin. Ma jälgisin siin suuri eksperte, kes teevad siis 365 päeva aastas siis laive ja mismoodi seal soovitatud oli. Seal oli isegi siis 31 esimest päeva siis teemad olid. Ma vaatasin nendele teemadele peale ja lihtsalt raputasin pead, et see absoluutselt ei helise uue aja energiate teemadega. Ja siis sellel siis moel, kuidas see juhatus tuli sisemise pere kohaselt ja ka suheldes teiega, kas e-mailide, messengeride kaudu, siis saime luua selle väga oluliste teemade siis läbikäimised, nii et suur aitäh ja suur tänu kõigile, kes olid siis ka aktiivsemad peegeldajad. Ja tõesti, kui sisemise naise, ka sisemise lapse, sisemise mehe asjad töösse panna, siis võib manifesteeruda midagi väga suurt ja kui nüüd võtelda siis veelgi suuremalt kokku, keskmiselt siis 15 tundi lindistatud eestikeelset materjali, 15 tundi ingliskeelset ja seal võib isegi rohkem olla, sest osad läksid ka üle aja. Ja nüüd kokku siis 30 tundi videomaterjali lindistatud juba selle aasta sees, mis tegelikult isegi juba siis põhimõtteliselt minu arust vist isegi ületas mul eelmise aasta siis kõikide laivide kokkutegemise siis statistika, nii et ma olen produtseerinud sellel aastal juba rohkem kui eelmisel aastal siis sotsiaalmeedias nii-öelda. Ja nüüd üks asi, mida ma siis õppisin, oli optimeerimine ja esimestel päevadel võttis siis videode üleslaadimine, seal siis blogiga ühendamine, kõik nii-öelda siis Viralocity, graafikad, asjad, disainimised, asjad võttis väga kaua aega. Ma võtsin alguses ka aega, 5-6 tundi võib-olla läks ja mida aeg edasi läks, siis peale kui video oli tehtud, läks ainult maksimaalselt tund aega ja ma tegin siis niisuguse väikese nimekirja, kus on siis nii-öelda tegevusnimekiri, mis ma siis tegin ja täiesti nii-öelda fookuses, mitte mingit segajaid peale ei olnud. Ja siis nii-öelda toimetasin need nii-öelda siis paika. Ja see ongi see, et kui sa praktiseerid, siis asjad nii-öelda lähevad paika ja sa saad, nii-öelda see muskel läheb tugevamaks ja see optimeerimine täiesti nagu toimis, et niisugune väga hea treening, et olen väga tänulik selle võimaluse eest. Ja nüüd, kui ka kokku arvestada, siis pool tundi siis seda nii-öelda siis toimetamist ja siis tund aega veel siis ülespanek, 1,5 tundi siis ühe laivi peale, 3 tundi päevas.
ja nüüd korrutage siis 3 tundi siis korda 31 ja seal esimene nädal läks ka rohkem, on ju, et siis see panus, mis on siis selle holistilise külluse taga siis minu poolt ka nagu selles mastaabis, kui see nii-öelda siis lahti võtta. Ja nüüd, mis siis juhtub? Kui te soovite holistilist küllust aktiveerida täie rauaga ja kohe ja täna, siis tuleks alustada andmisest. Ja andmisest sellisel kujul loomulikult on tore, kui kohe ka tagasi tuleb, aga kui ei tule, mitte midagi ei ole katki, sest mina olen nüüd enda holistilise külluse pangaarvele siis manifesteerinud või sisse maksnud nii-öelda siis nii palju tunde, nii palju siis oma elu energiat ja väge ja see jõuab siis õigel ajal õigete inimesteni, kes on siis valmis ka kohe tegutsema ja kohe pühenduma. Ja kui mitte kohe, siis mingi hetke pärast, et ta tuleb ikkagi nagu selles mõttes mitte midagi ei jää. Hea asi, mida sa panustad või annad endast, kui sa annad seda tõesti ka teadlikult ja asjad on tasakaalus, see ei jää kunagi nii-öelda siis tagasi maksmata, et universumil on kõik arvel ja see nii-öelda tuleb tagasi siis, kui see õige aeg on siis käes. Nii, ja suur tagasiside, mis tuli väga paljudelt inimestelt oli, issand jumal, Krista, sa oled nii järjekindel ja pühendunud. Jah, seda ma olen, ma mäletan seda, kui ma alustasin 12 kuu online kursusega ja siis mõtlesin, et issand jumal, 12 kuud olla millegagi niimoodi seotud, et kui piirav see on. Ja siis võtsin selle ette ja see ei olnud tegelikult üldse piirav, see oli väga hea, see struktureeris mitte ainult minu aega, minu tegemisi, vaid ka minu küllust ja see oli väga suur muutus, see andis nagu täiesti uue vundamendi väga paljudele asjadele. Nii et selle koha pealt ka sa oled nüüd kogenud, kuidas minu pühendumine käib, kui sügavuti ma asjadega lähen, kas ja mismoodi sa siis resoneerud või ei resoneeru minu asjadega ja kui sa tahad endale siis pühendunud teejuhti, kes saab sinuga olla mitte ainult siis üks kursus või üks seanss, vaid tõesti aastaid olla sinu kõrval, kui sa seda valid, siis sa näed juba siin nende tulemuste asjadega, et tõesti ma olen pühendunud ja järjepidev, et siis mina olen võib-olla just see sinu inimene, et sihuke hea mõte. Nii, ja nüüd kõik algab otsusest, nii nagu ka Michael ütles, ma mäletan aastaid tagasi, kui ma siis tegin aura transformatsiooni Norras, see tol hetkel Norras maksis 5000 krooni, mis Eesti rahas on 493 eurot. Tol hetkel oli see põhimõtteliselt minu üliõpilase nii-öelda siis kuu seal stipendium, mis ma siis oma elamiskuludele pidin kulutama ja ma leidsin selle mooduse, kuidas see raha kokku ajada. Tegin erinevaid siis lisaotsi või lisatöid või otsisin lisavõimalusi ja tõesti kõik algab sellest, et sa teed valiku. Jah, ma valin selle, mida on selleks vaja, et toimetada, nagu ka siin Michael ütles. Kui praegu ei saa, okei, liitun siis septembris selle sisemise perekoolitusega, mis mul on selleks vaja, mis sammud mul on selleks vaja teha. Kui sa tahad aura transformatsiooni minuga teha Eestis oleku ajal, siis samamoodi, isegi kui sa teed praegu ettemaksu 50 eurot on ka juba samm, et sa oled pühendunud ja ma saan arvestada sinuga, et siis järgmised sammud tulevad järgnevalt. Ja nüüd samamoodi ma tean, siin on ka palju eestlasi, kes elavad üle nii-öelda siis Euroopa laiali. Kui nüüd on näiteks nii, mul on ka näiteks plaan, kui nüüd juhtub nii, et siis manifesteerub see Eesti reis, plaan lõpetada oma seiklus siis Soomes, Lõuna-Soomes. Ma teen läbi ise ühe teise koolituse ja siis kas enne või pärast seda koolitust saan siis tegeleda inimestega, kes on siis Lõuna-Soome piirkonnas huvitatud näiteks kas siis aura transformatsioonist ja kui seal ongi, tuleb kas siis 10 inimest või rohkem inimesi sinna, kes panevad juba praegu kirja ja näiteks ka nüüd ütled, et vot mul ei ole seda raha, kui sa nüüd veebruarikuust hakkad maksma 100 eurot, siis 100 eurot kuus, sul on seal mõned kuud maksad ja ongi nii-öelda siis olemas.
Auratransformatsioon Soomes hind on mul 350 €, sest seal on ka teised palgad ja see tegelikult võiks olla isegi rohkem, aga sellepärast on siis seal hind teine. Ja samamoodi, kui sa oled kas Saksamaal või sa oled Itaalias ja sa leiad sealt näiteks 10 inimest, kes kas soovivad auratransformatsiooni või midagi nii, et siis minu seiklus sinna kas 1-2 päevaks on nii-öelda siis tasu ja kahesuunaline liiklus tekib sellest. See on ka täiesti võimalik, sest kui ma tulen, ma olen Eestis aprilli lõpust kuni juuni alguseni, nii et sinna jääb päris palju võimalusi siis ka ringi seigelda. Nii et see on niisugune mõte, et kes siin nüüd siis selles plaanis mõtleb, et et kui ikka Kristal täitsa koju kätte tuleb, et siis kes mul veel on tuttavatest, kes oleks sellist asjadest huvitatud ja kui sa ei tea, kas nad tõesti nagu siis 100% pardale hüppavad, jaga seda holistilise külluse katsumust. Kui on inglise keeles, vahet ei ole, ingliskeelsed on olemas, saada ingliskeelne ülevaatelink on ja väga võimalus, sina aitad mind, mina aitan sind, sinu sõpru, sa saad endale uue ja sõbrad rohkem ümber on ja samas sa aitad siis kaasa selle maailma transformeerimisele, et mis on veel võimalik. Ja nüüd eile ma rääkisin teile, et ma läksin siis Imelisse avaliku esinemise koolitusele Rebecca Masudiga, väga imeline kursus. See oli siis minu sisemisele perele kingitus, holistilise külluse katsumuse nii-öelda preemia ja see kujunes siis nii, et põhimõtteliselt oli siis vaja siis valida nii-öelda siis, vaatan siin, pärast teile ka ülesanded, siis selle maksumus oli $500 ja mina sain selle $177 ja 8 naist oli ruumis ja me pidime siis ka erinevate asjadega siis esinema ja see andis mulle palju selgust, ideid, palju sellist julgust, tugevust ja ka arusaamist, et tõesti ma olen oma alal tõesti spetsialist ja ma pean ise rohkem integreeruma seda teadlikkust ja aktsepteerima, et ma tõesti olen seda, sest vahest ma ise ka nagu mõtlen, kas ma ikka olen. Ja see tagasiside ja see, kui eriline on minu lugu ja need kogemused, et see, no eriti siin USA-s, et see on täiesti nagu kuskilt, ma ei tea, mingi utoopia, mingi UFO teiselt planeedilt, et see inspireerib inimesi väga suurelt nii-öelda. Ja sul on samamoodi vaja leida need turvalised kohad, teejuhid, inimesed ja siis, kus sa saad nii-öelda siis turvaliselt kasvada ja näiteks ka, miks ma soovitan ka võib-olla teha just ära auratransformatsioon minuga. Mul on pärast siis Facebookis grupp Kristal Ra transformeeritud, kus ma siis sageli panen ka ekstra postitusi, vahest teen ka eraldi Facebook live ja pakun midagi just ainult siis sellele grupile. Sa oled eraldi hoitud ükskõik, kus kohas ma maailmas olen, ma kogu aeg ikkagi hoian ühenduses, vaatan ja sul saab olema täiesti ka uus perekond, kui sa tahad, seal on väga põnevaid inimesi, kellega kontakti võtta ja siis luua nii-öelda ka see uus kasvukeskkond, kus on tublid ja toredad nii-öelda siis uue inimesed. Nii et selle koha pealt väga tore. Nii, ja nüüd tänased ülesanded teile siis kõigile. Esiteks on siis, kui sa juba ei ole siis mulle andnud oma tagasisidet, siis avalikult ma panen selle Facebook review lingi uuesti ja ma hästi hindaks seda, kui sa saaksid kas või eesti keeles kirjutada sinna. Osalesin Kristal Ra holistilise külluse katsumuses 31 päeva. See andis mulle seda ja seda inspiratsiooni, avastasin seda ja seda. Kristal Raga oli koos tore toimetada, mis iganes siis positiivset inspireerivad siis teistele inimestele ka, et kes siis satuvad mu lehele esimest korda, vaatavad, ahaa, põnev tegelane, vaatan, uurin, mis siis siin tegu on. See oleks suur asi, et ma olen tegelenud nii paljude tuhandete inimestega ja inimesed kas on laisad või lihtsalt ei julge panna neid review'sid, aga need tõesti tähendaks mulle väga palju. Nüüd siis veel lisaks siis võtta ette see külluse ratas ja teha siis järgneva 11 kuu sektorite kaupa, mis on sinu eesmärgid. Mis on siis suhted, seksuaalsus, tervis, eluülesanne, küllus, igas siis selles ringis,
kui sa tead kedagi teist, kes ka külluse katsumuse läbi tegi, siis võta nendega ühendust ja ütle, kuule, et ole minu siis koostööpartner, hoiame siis üksteise silma peal, et me siis saame nii-öelda jälgida, et inglise keeles on see accountability partner. Eestis on see üsna uus asi, sest meie jaoks üldse koostöö on utoopia väga sageli, siis saadki õppida, et kuidas siis hoida ennast joonel siis oma nii-öelda siis otsustega samamoodi. Ja mis pühendunud valiku võib võtta ette siis näiteks minu pakkumistega seoses praegu. Kui selleks on siis näiteks kas rahamagnet, see üks magnet 5 eurot, no ikka leiad selle 5 eurot, või siis 8 rahamagnetit 40 eurot, või siis sisemise pere koolitus 150 eurot kuus, või siis see külluse seikluskoolitus 280 eurot, terve pakett 8 kuud saad kätte, on ju. Või siis 4E või 4V süsteem, või siis 12 kuud, mis ma nüüd alustan siin veebruarikuus, 35 eurot kuus ja millise nii-öelda siis ülevaate saad sa, kohe loen siin ette ka. Seal tuleb siis 12 kuud, kus on siis, läheb siis veebruarist veebruarini, jõudnud lihtsalt jaanuaris valmis. Iga kuu on siis üks võimas küsimus, mis väestab ja aktiveerib sinu elu siis uuel moel. Julguse harjutus või 2 julguse harjutust, siis on sul kingitused, harjutused samamoodi nagu siin oli endale. Siis on üks põnev intervjuu kellegagi siis minu nii-öelda tuttavatest, kes juba elab oma unistust iseenda tingimustel ja lisandub siis ka üks Facebook grupi live kuus, kus sul on võimalus siis otse küsida küsimusi ja see saab olema 35 eurot kuus. No 35 eurot kuus ikka leiad kõrvale panna, et siis tegelikult see suhe, mis me oleme juba siin loonud, see saab jätkuda, et seal tuleb siis eraldi Facebook grupp sinna ja järgneval nädalal ma panen selle ülesse, saate siis sellega tutvuda ja inimesed, kes siis intervjueerituna sinna siis üles tulevad, Katrin Haibaga tegime just selle aasta astroloogia siis ülevaate, saate selle üle vaadata. Michael Tittoni, minu abikaasaga, väga põnev intervjuu. Valev Laube, kes on New Yorgis brändijuht ja disainifirma juht, just toimetab, lõi seal väga suured uued algused. Tiina Tamm, eestlanna, kes tantsib New Yorgis. Juri Joshua Busia, mehhiklane, kes töötas TransferWise'is ja praegu siis alustab oma startupi. Sara E. Parnell, minu siis õhukangaste õpetaja. Henry Beckmann, GreenCube'i looja Eestis, väga lahe ärimees. Riti Karu, minu enda õde, kes on suurte tulemustega hakkama saanud peale siis mitmeid online kursuseid. Minu vaimne õpetaja Berit Hickman, minu merineitsis sõbranna Vajana Reynolds, minu üks vaimsetest tuttavatest Nigel B. Patterson Lõuna-Afrikast ja kõige lõpuks kirstordi peal Kaia Kanepi. Nii et tõeliselt põnev nii-öelda siis aasta on ees ja no 35 eurot ikka leiad kõrvale panna endaga natukene siis toimetada. Ja nüüd rääkides siis veel sellest nii-öelda siis turvalisest ruumist, kus kasvada ja avarduda ja teha nii-öelda siis ka julguse harjutusi ja selle koolitusega seoses eile tuli mul palju ideid ka siis retriidi jaoks, kuidas seda siis ka seal kasutada ja retriidiga on siis selline lugu 5.–7. juuni toimuks, aprilli alguseks oleks hea siis, kui oleks teada, kes on tõsised osalejad. Praegu pakun veel siis selle järgmise nädala jooksul erandkorras, kui sa soovid maksta siis veel see 275 varajase algaja nii-öelda siis registreerime kogu pakett siis korraga ja kui soovid siis teha osa maksetena, siis ettemakse 150 eurot peaks olema olemas siis aprilli alguses arvel ja vähemalt 12–15 inimest võiks olla siis aprilli alguses kirjas, et siis on kindel, et ma tulen nii-öelda siis Eestisse ka. Ja kui sul on nüüd siis muid seanssi asju, mida sa soovid või sul ei ole aimugi, mismoodi siis toimetada, siis anna kindlasti ka teada, me saame siis leida üles, mis teema on, et osad teist ka võtsid siin juba ühendust. Ja muidugi Kirsside Kirss on Hawaii siis seikluskoolitus, mis toimub siis novembris, sinna veel nüüd on pakkuda 6 kohta veel.
Nii et selle nii-öelda ettevalmistused algavad juba nüüd, nii et ära jäta seda nii-öelda siis viimasele minutile. Ja nüüd lõpetuseks siis, mis ma mõtlesin, siin on siis välja trükitud teie erinevad siis tagasisidemed, vaadake kui palju. Ma kõigepealt nimetaks siis inimesi, kes võtsid aja anda siis mulle pikemat tagasisidet. Kaupo Sõrmus, Eha Ebauer, Imbi Paju, Liivi Kulli, Merike Vainumets, Birgit Valge, Kaire Fell, Tiina Moskolenko, Heli Välpler, Ene Mardo, Aurora Kassini, Helina Usar, Kelly Toime, Eike Laur ja siin võis neid olla veel, mul mõned võib-olla jäid välja, need suur aitäh teile kõigile. Ja nüüd väga huvitav oli see, et paljud teist arvasid, et sisemise pere coachingu programmi pealkirja ei tuleks muuta ja ma täiesti nõustun teiega, sest ma usun, et see ütleb ära, millega on tegu ja tõmbab sinna just need inimesed, siis, kes on julged selliste teemadega toimetama ja ei ole nii-öelda siis vale reklaam. Ja tegelikult külluse teemaga, see külluse seikluskoolitus unistuste ellu, see on tegelikult ka niisugune hea algus, kui ei julge siis kohe hüpata sinna sisemise pere teemaga. Ja ma võib-olla siis loeksid mõned, mis olid kohe hästi soojalt siin kirjutatud. Nii, siin on Heli Velpler. Tere imeline Kristarra, olen vaadanud kõiki sinu igapäevaseid videosid. Kõik on väga huvitavad, mõtlema panevad. Teed väga huvitavad kõiki ja see, et sa samas oled otsekohene oma ütlemistes on tõeliselt tore. Kuulen iga kord põnevusega su esitlusi. Olen jaganud ka sõpradele Messengeri kaudu. Mul on praegusel hetkel tavatööl käimine. Loomulikult olen minagi mõelnud, et see ei ole just see, mida ma teha tahan. Aga pere jaoks on siis aega vähe ja loomulikult tasu, mis selle ees saan, ei ole kõige suurem. Sisemise pere teema tundub väga huvitav. Sa oskad kõik nii ilusti lahti rääkida, tunned väga oma tööd. See tõeliselt sobib sulle. Ostsin kevadelt sinult 8 rahamagnetit, kuulan neid hoolega ja nad on mind mõnes mõttes aidanud samuti. See, mis pakkumisplaanid Eestisse tulla on väga huvitav ja siis ta ütlebki siin, et tema on Soomes, et Soomest ta siis Eestisse on raske tulla ja siis ongi minu pakkumine, et ma tulen siis ise Soome. Nii, ja siin on siis mõningaid veel, ma panen mõningad siis siuksed paremad killud blogisse ka, et saate sealt siis vaadata, et suur aitäh kõigile siis, kes võtsid selle aja. Ja loodetavasti on siis teil aega ka natukene siis susada neid tagasisidemeid, avalikke siis reviewsid ka. Ja siis ma vaatan, veel on Gredi Tunder, Eha Ebauer ja Tiina Moskolenko on ka ühinenud. Nii et suur aitäh. Ja kõige lõpetuseks ma tahan premeerida ka ühte suurt fänni siis terve selle holistilise külluse katsumise ajal, kes oli pardal algusest peale ja kõige aktiivsem ja ma ei saa lihtsalt jätta tema nime mainimata ja samas kanda siis ekstra kingituse. Ja selleks on Eha Ebauer, aloha ja suur tänu sulle, Eha. Sa põhimõtteliselt saatsid peaaegu sisse kõik kodused ülesanded, jagasid oma mõtteid, oma siis nii-öelda siis harjutusi, tegid kaasa isegi ka videod, mida väga vähesed tegid. Ja sinule ma kingituseks annan siis oma nii-öelda siis tutvumisseansi, online seansi, tund aega siis, kus saame kaardistada, mille ja kuidas sa saad siis hakata toimetama oma teemadega ja kuidas siis sealt edasi luua rohkem holistilist küllust sinu siis tingimustel. Ja teised siis, kes andsid mulle tagasisideme nagu lubatud, õigeks ajaks ära, siis teile saadan e-raamatud järgneva nädala jooksul, natukene kiire nädal tuleb see nädal, aga see potsatab teile siis ühel hetkel ilusti ka kätte. Ja kui sa ei ole veel alla laadinud siis delfiini meditatsioone või teisi siis vabavara asju, siis holistilise külluse ülevaate link tuleb tänasse blogis ja saad sealt siis vaadata. Ja lisaks siis edasi, kuidas siis hakkab toimetamine minuga sellel aastal. Sellel aastal siis otsustasin ma jätkata Facebook live'ide tegemist nädalas korra, mis oleks siis
igal neljapäeva õhtul Eesti aeg ja siis USA-s siin siis neljapäeva hommikuti tavaliselt siis kas 9 või 10 ajal, et siis sellega seoses saate siis ka arvestada. Ja Eestis siis ta tuleb kas 7:30 või 8, olenevalt siis, mis mul parajasti käsil on ja saate siis jätkata toimetada ka sellisel kujul ja tõesti minu soovitus, kui sa tahaksid ka natukene siis panustada küllusega minule, siis panna ennast või anda mulle siis märku oma huvist siis selle 12 kuu programmi suhtes, et siis saame juba su ära registreerida ja kui kõik asjad saavad siis tehniliselt paika, siis saad ennast sinna ka sisse logida. Nii et suur-suur aitäh kõigile, imelist toimetamist kindlasti jaga väga paljude inimestega, et isegi kui holistilise külluse katsumus on läbi sellisel kujul, see jätkab tööd sinuga ja anna teada ka, kui on midagi, mida ma saan sinu heaks teha, jaga seda infot. Kui sa ei ole veel hakanud, siis minu järgijaks erinevatel kanalitel, palun tee seda, jaga infot inimestega ja kui sul on küsimusi, ära nii-öelda lõpeta siis seda kahekõnet nüüd ära, et kindlasti suhtle minuga edasi. See on olnud tõeline sügav suur kingitus mulle ja minu sisemisele perele ja suur tänu sulle ja sinu sisemisele perele ja imelist külluslikku voolamist teile kõigile. Oleme ühenduses. Loodetavasti kohtume sellel kevadel Eestis ja seejärel siis toimetame vees või maa peal, kus iganes ja aasta lõpus siis ka Hawaii'l. Loodan, et väga paljud teist ka hüppavad pardale, nii et aloha kallid, kõike paremat, palju küllust ja kohtumiseni juba järgmistel kordadel. Mahalo!